Tere vlog! Nii, mina panen kohe arvuti kinni. On juba aeg. Ja täna meil on huvitav päev. Sellepärast, et me läheme täna jõululaadale lasteaeda. Melinda lasteaeda koos Hermanniga. Ja siis vedame seal natukene aega. Ja siis... Oota, Herman, kas me viime su ära siis? Kuidas? Ja siis viime su ära või? Mis me otsustas? No vaatame, mis kell on ja võime... Ja siis viime Hermanni proovi, et tal on... Homme on kontsert Järvakandis ja täna nad peavad tegema siis proovi. Ja siis vaatame, kui kaua me seal laadal oleme, kas viime või ei vii või Herman peab ise liikuma. Aga selline on siis tänane plaan. Wow. Beibao. Beibao. No. Esto no es mamá, ¿eh? Ahora tírale. Hei. Eile oli siis meil seal lasteaias oli siuke laat, oli vahva, ostsime sealt päris palju süüa, koju isegi kaasa ja koha peal sõime seal jõulupraadi, verivorsti, praekapsast. Ja üldse oli niuke tore, et meil niuke nagu esmakordselt selline nagu lapsevanema tunne tekkis, et muidu nagu ei olegi kuidagi see kohale jõudnud. Aga seal siis nagu jõudis see rohkem nagu pärale, et ahah, et ma olen lapsevanem. Aga anyways, see selleks ma nüüd hakkan kiirustama Melindale järgi, aga enne seda ma käin poes. Ma ostan toidukaupa ja mul on pakk Smartpostis. Nimelt ma mõtlesin, et ma vahetan mobiilioperaatorit. Ja mul on siis seal pakis ootabki uus SIM-kaart, et ma pean sellele järgi minema. Ja siis käin toidupoes ka ja võib-olla siis näitan ka pärast teile, et milline on meie selline tavaline toidukorv. Tule nüüd tipa-tapa. Tule. No nii, me oleme nüüd Melindaga tagasi. Mina käisin siis enne Melindale järgi minemist, käisin poes. Ja siis ma ütlesin, et ma siis näitan teile, mis ma poes tein. Ja ma mainisin ennem, et see on meie tavapärane ostukorv, aga tegelikult ei ole, sellepärast, et on jõulud. Ja päris nagu tavapärased asjad siin siiski ei ole, et siin on, no kohe näete, ma hakkan teile näitama. Kõigepealt naiste asjad, siin ma pikemalt ei peatu, siis tõin pakiautomaadist siis ära. Siis siin peaks olema SIM-kaart sees. Oi, kui pisike. Oi, mulle meeldib. Selles mõttes, et ei ole pakendit nii palju, et varsti vahetan ära. Ja siis on mul uus operaator. Siis selline peremehe vormileib. Siis sinki, kuningate sinki. Ja võtsin ka põdraliha salamit. Minule hullult meeldib ulukiliha. Siis ma võtsingi põdraliha, juustu, Melindale juustu ja ma annangi talle siit kohe juustu. Palun! Ja enne ma juba võtsin ka välja siit siis sellise suure mustika ämbri. Ma juba Melindale andsin mustikaid. See maksis 10 €. Ja kusjuures need on väga head. Mulle meeldib, kui mustikad on hapud, mitte magusad. Nii. Siis võtsin lõhe. See on niuke nagu luksuskaup juba tänapäeval. Siis tavalist pillutatud juustu.
siis ma võtsin... mulle meeldib teha liha aeg-ajalt nagu lihahautisi või selliseid pikalt küpsetatud liha madalas. Emme räägib kaameraga. Emme räägib telefoniga. Melinda on segaduses, kellega ma räägin. Mulle meeldib küpsetada liha siis madalal kuumusel ja hästi pikalt, et liha läheks hästi pehmeks, nagu lagunev liha. Ja tegelikult minu meelest seal on nagu üks olulisemaid koostisosasid on Worcesteri kaste. Ja mul oli see otsas ja ma olen mitu korda juba liha teinud niimoodi, et mul oli see kaste puudu ja siis ma mõtlesin, no kurat, et mul on see, jälle mul ei ole seda. Ma mõtlesin, ma nüüd hakkan küll liha tegema, aga ma seda praegu kasutada ei saa, aga ma ikkagi ostsin omale valmis, et mul oleks olemas. Et see kipub ununema mul kogu aeg poest osta. Siis nagu jõuludele kohane piparkoogid. Võtsin piparkoogid Aigna kardemoniga ja ehtsa võiga on siin kirjas. Siis loomulikult glasuuri, erinevad värvid. Jah, glasuurid. Ja siis liha, ma tegelikult tahtsin küll teha ise liha, aga ma ei leidnud head nagu tükki. Ma mõtlesin teha ossupukot, aga ma ei leidnud seda ossupuko tükki. Noh, teate küll see ümmargune, kus on kont sees. Seda ei olnud ja siis ma mõtlesin, ma ei leidnud üldse, nagu mul ei hakanud mõte jooksma, millisest lihatükist teha. Siis ma mõtlesin, vahet ei ole, ma võtan siis juba valmis tehtud ja seal oli, mul hakkas silma jõulupraad kaela karbonaadist. Läksin lihtsama vastupannu teed ja valmis maitsestatud juba. Et sellega on siis nagu lihtne, et panna lihtsalt. Näe, siin ongi kirjas ka, et on suht madalal temperatuuril 160 kraadi juures küpsetada. Ma arvan, et ma teengi seda suht madal, isegi ma teen veel madalamal ja pikemalt lihtsalt küpsetan. Vot. Ja veel juustu. Kas sina on meil suur juustu sõber? Palju on? Juustu. Ja siis ma käisin läbi ka Hemtexist ja seal olid soodukad. Seal oli, ma olen kogu aeg endale tahtnud osta neid riidest nagu salfakad või kuidas neid nimetatakse. Need linad, mis muidu on paberist. Et siis riidest olen tahtnud ja just eriti jõuludeks ma olen tahtnud, et oleks. Ja ma ostsin siis 4 tükki, kuna meil on laua ääres 4 tooli, et siis kui kellegi kutsume, et siis on õhtusöögile, et siis saab nagu katta laua 4-le. Ja siis nende juurde ka sellised need rõngad nagu, mille sisse need kuidagi volditakse või noh, teate küll, et ma tahan siis ilusti meil laua katta jõulude puhul. Nii, ja siis on kõik praegu taustaks teletussud, mingid uued osad, aga ma unustasin näidata, et tegelikult on mähkmeid võtsin ka, et see on nagu ja miks 2 pakki, sellepärast, et üks pakk maksis 16 eurot vist, midagi sellist. Muidu on nende tegelik hind on midagi 21-22 eurot, midagi seal vahepeal. Et ma võtsin siis 2 pakki, sest nagunii neid kulub ja neid kulub jõhkralt. Kahjuks meil on tagasilöök, et Melinda meil praegu ei käi enam poti peal. Siis kui me lasteaias hakkasime käima, siis ta otsustas, et ta enam ei taha poti asju teha. Ja siiamaani ma nüüd harjutan teda tagasi ja mul ei õnnestu see ja ühesõnaga see ei ole selle vlogi teema. Veel tahtsin näidata seda, et eile oli siis lasteaia laad ja siis seal laadal saime mesterdada Melindaga koos selliseid jõulukuulikesi. Et see on siis üks, mis me koos tegime. Selline. Kohe paneme kuuse peale ka ja siis teine on siin sees. Võtan siit välja kohe. See on selline nagu lumega. Tada! Selline. Ja see on Melinda meisterdatud ka. Võt selline vahva, et ma panengi need kohe kuuse peale. Hästi. Ei, me pane kuuse peale need. On ja.
hästi. Kohe annan. Ma paneme need kuulikuu puu otsa. Jõulupuu peale. Paneme. Aga olemegi nüüd jõudnud selle vlogi lõppu. Täna me oleme siin Melindaga praegu kahekesi, sellepärast et Herman on kontserdil. Ta on Järvakandis ja ta jõuab päris hilja õhtul. Ja eile ta oli siis ka Kanal 2 õhtusaatel. Ma ei ole ise seda näinud, meil ei ole seda televisiooni, me ei vaata televisiooni. Nii et siis ka ei näinud Hermanni seal televisioonis. Aga ma loodan, et teie saite vaadata ja et teil oli tore rohkem teada saada Hermannist. Aga igal juhul jah, et see nädal on meil selline. Selle nädala lõpus Herman läheb jälle Viini läheb seekord, jah. Ta kogu aeg lendab erinevatesse kohtadesse. Aga jah, nüüd see nädala lõpp ta läheb Viini. Ja ma arvan, et sellest me räägime lähemalt juba järgmises vlogis. Aga siis meie poolt tšau ja näeme järgmises vlogmassis. Tšau! Bye-bye!